Tere, mina olen Sander. Täna räägime me Apple Watchist. Tegelikult ma tegin nalja, me räägime sellest tõelisest Apple Watchist, mis anti välja eelmisel aastal ja tuli müügile nüüd sellel nädalal. Ja võrdleme seda juba eelmisest aastast turul olnud Android Weariga, nii Motorola 360 kui Asus ZenWatchiga. Vaatame lähemalt. Tõtt rääkida, siis see tegelikult oli Apple'i esimene kell 1995. aastal, kui nad tõid selle mitte eraldi müügil, aga andsid kaasa oma riistvara ja tarkvara müügil, et siis tuua rohkem inimesi seda ostma. Nii, kui sa tahad endale ühte sellist saada rariteeti, siis ma olen kindel, et sa leiad ühe neist eBayst. Täna räägime me aga Apple'i kellast, sellest, mis tuli müügile sel nädalal esimese kantava seadmena Apple'i poolt. Ja nagu ikka, nad ei ole kunagi esimene turule tulijatest, samamoodi nagu muusikaseadmetel, iPodides või tabletites, iPadiga või telefonis iPhone'iga on nad pigem hilised turule tulijad. Kui sind huvitab rohkem teada saada sellest, millised on kantavad seadmed ja kuidas nende ajalugu on arenenud, siis siin on lühike video ka sellest, mis on eelnevalt saadaval olnud. Apple Watch on aga väga huvitav toode nii mitmeltki poolt. See on esimene toode, mille nad on välja andnud pärast Steve Jobsi, Tim Cooki juhendamise all. Sellest on möödas 5 aastat, see on täiesti uus kategooria, kuhu nüüd sisestanud täiesti uus riistvara, täiesti uus tarkvara ja uus kombinatsioon, kuidas tehnoloogia ja mood võiksid tulevikus hakata koos töötama. Apple Watchi kogemus saab alguse sellest, kui sa lähed poodi ja paned omale aja selle proovimiseks. Selles on olemas 3 erinevat versiooni. Esimene on Apple Watch Sport, mis on tehtud alumiiniumkerest ja Ion X klaasiga peal, ehk kõige kergem versioon ja kõige soodsam versioon nendest, mis algab 299 naelast, mis on umbes 350 eurost ja läheb kuni 350–400 euroni välja. Keskmine versioon on Apple Watch, millel on roostevabast metallist kere ja selle peal on safiirkristalliga klaas. Nende hinnad algavad umbes 550 eurost ja lähevad kuni 1000 euroni välja, sõltuvalt millist versiooni te soovite. Apple Watch Edition, mis on nii-öelda kõige kõrgem versioon, algavad hinnad umbes 9000 või 9500 eurost ja see on siis täis kullatud kerega Apple Watch. Minule endale kõige rohkem meeldis Apple Watch Sport. Esiteks sellepärast, et mulle väga meeldib Space Gray värv ja teiseks sellepärast, et ma ei taha väga palju kulutada esimese generatsiooni seadmele, mis ma tean, et läheb paremaks ja me õpime sellest videost, et siin on palju alasid veel, kuhu poole see kell võiks areneda. Miks mul täna on aga siis valge versioon käe peal on lihtne põhjus sellepärast, et enamus need mudelid ei tule tegelikult välja enne kui alles mai keskpaigaks ja nüüd on isegi tellimused veninud kuni juunikuuni. Kui sul aga õnnestub Apple Watch omale tellida, siis karbis on olemas kõik, mis vajalik. Hoiustamiskarp, millega kaitsed oma kella, kui sa seda ei kanna, 2 suuruses rihmad, Inglise turul ka uus adapter, mida on võimalik kokku murda ja uus magnetiga laadimiskaabel. Vaatame siis kõigepealt selle kella disaini. Välimuselt on ta, näeb välja justkui üks tükk, kuigi tegelikult siit on võimalik eemaldada see rihma väga lihtsalt igal ühel kodus alt nuppu vajutades on võimalik see panna nahkrihma, kummirihma või mis iganes muud teil valikus on ja neid valikus on väga-väga palju. Kui vaadata see seadet ise, siis riistvarasid on need kõik 3 versiooni täiesti ühesuguseid. Need kõigil on kõrval digital crown ehk siis digitaalne kroon, millega on võimalik liigutada üles ja alla menüüs liikuda ja lisaks selle toimub ka nupuna, kui peale vajutada. Siin all on lisaks ka üks suurem nupp, millega on võimalik teha otsetee oma kontaktidesse või siis lülitada seda kella sisse või välja kui vajadusel. Siia ekraani peale, mis on huvitav, et lisaks sellisele tavalisele puutetundlikkusele on lisatud juurde ka nii-öelda tugev puudutus, mis justkui lisab teise kihi interaktsioonis, mida varem ei eksisteerinud. Sarnane tehnoloogia on neil nüüd olemas ka sülearvutite peal, ehk siis kui ma selle asemel lihtsalt peale vajutas, ma justkui vajutan tugevamalt ja mul tulevad uued funktsioonid siia peale. Ekraan ise on kumer ja sellel on 302 pikslit ühe tolli kohta, mis teeb tast kõige teravama taaskord selle retina teravusega ekraani. Kui võrrelda Apple Watchi Android Weari kelladega, mida näiteks on minu üks lemmikuid kindlasti Moto 360, mis disaini poolest minu meelest näeb tõeliselt ilus välja ja samamoodi just kui üks tükk, siin ei ole võimalik vahetada rihmasi nii lihtsalt. Näiteks kui sa lähed sportima, et sa ei higista seda täis ja saad seda kasutada ka päeval, siin on alati sul peal üks rihm ja selle vahetamine on palju keerulisem. Enamus kelladel on ühe nupu funktsioon või siis nagu Asus ZenWatchil, kus ei ole ühtegi nuppu peal ehk kogu interaktsioon toimub klaasi peal.
sellel on nii plussid kui miinused disaini poolest. Kui ma liigun menüüs näiteks Apple Watchil, siis mul ei jää sõrm ette ekraani peal, ehk ma näen alati sisu, kui ma liigun Digital Crowniga. Kui ma liigun Android Weariga ükskõik millises menüüs, siis ma alati jääb mul näpp ette. Samal ajal ma ei ole seda tihti näinud suure murena, eks aeg näitab, kuidas me ära harjume, milliseid funktsioone nendele teistele nuppudele luuakse. Aga üleüldises vaates ma arvan, et disain on igaühe maitse asi. Android Wearil on kindlasti palju rohkem kellasi valikus erinevate disainidega, ehk seal leiab palju erinevad inimesed leiavad seal omale sobiva kella. Nagu näiteks mulle meeldib väga see ringikujuline, paljudele meeldib väga ka ZenWatch, mis on väga soliidne kell. Mõnele meeldib Galaxy Gear, mõnele Sony kell. Apple on püüdnud seda teha läbi selle, et tuua välja 3 erinevat versiooni ja siis teha rihmade vahetamine väga lihtsaks. Eks ole näha, milline neist saab nii-öelda disaini poolest tuntumaks. Ma olen kindel, et mõlemast nii Apple Watchist kui Android Wearist iga inimene leiab endale meelepärase disainiga kella. Tehniliselt need kellad on küllaltki sarnased. Nendel kõigil on väga kiired protsessorid, kuigi Apple seda välja ei ütle, lihtsalt nimetavad seda S1 protsessorik, siis tegelikult suuremad vahed tulevad tarkvaras, mida me vaatame hiljem lähemalt. Küll aga erinevused on eelkõige selles, et näiteks Apple'i kell on võimeline ühendama ka otse Wi-Fi'sse, ilma et tal oleks vaja Bluetoothi ühendust, muidu need kõik kellad ühenduvad läbi Bluetoothi sinu telefoniga. Androidi kelladel on see ainult osadel saadaval ja osadel ei ole. Näiteks Moto 310 on see tulemas, aga näiteks LG AirWatchil seda ei ole, ehk see tuleb teil igal ühel endal järgi vaadata. Erinevus on ka selles, et näiteks kui sul tulevad märguanded kellale, siis Androidi kelladel on kõigil täna sees vibratsioon, ehk siis näiteks kui sa oled kohtumises, sa alati tunned see zzz ja teised kuulevad seda ka. Samal ajal kui Apple'i kellal on nii-öelda selline uus haptic engine, mis annab sulle sellise puutetundliku sama tunne, kui keegi katsuks sind, mis on riistvaraliselt suur erinevus nende kahe kella vahel. Lisaks sellele on erinevus ka selles, kuidas nad mõõdavad pulssi. Kui Apple'i on enda arendatud optiline pulsikell, siis Motorolal on ka samuti sees pulsikell, aga Asuse kellal on hoopis biomeetriline sensor, mis töötab teistmoodi. Ja nagu varem mainitud, on loomulikult vahe ka ekraanis. Kui sa vaatad neid ekraani päris elus, siis Apple'i ekraan on lihtsalt nii palju teravam, kuna siin on rohkem piksleid ühe tolli kohta, kui siis Android Weari nendel kahel kellal. Nutikellade akud peavad kõigil ühe päeva vastu. Kui Apple'i kellal jäi mul päeva lõpuks umbes 30–40%, siis Android Weari kelladel umbes 10–5% alles. Küll aga on Apple'il uus selline magnetiga kinnitus, mida on lihtne kaasa võtta. Asuse kinnitus on ilmselt kõige keerulisem, küll aga tema adapter on väga kompaktne. Motorola kinnitus või kella laadimine on kindlasti kõige lihtsam sellise ilma kontaktivaba alusel, küll aga on see väga kobakas, kui sa peaksid seda endaga reisides kaasas kandma. Aga nad kõik on väga võimekad riistvaraliselt, lihtsalt väikeste erinevustega. Nüüd aga funktsioonidest, mis kasu nendest kelladest tegelikult on, kui need omal käe peal kandma hakata või täna need endale osta. Apple on tuntud selle poolest, et ta toob kõige paremini kokku nii riistvara kui tarkvara. Ka Android on sel puhul teinud või Google on teinud sel puhul uue sammu, kus nad on väga palju standardiseerinud kõike seda, mis siin kella peal toimub. Vaatame kõiki neid ükshaaval. Esimene funktsioon, kõige olulisem on loomulikult aja mõõtmine kellade puhul. Ja Apple Watch või Apple on selle puhul väga palju vaeva sisse pannud. Siin on selliseid lõbusaid versioone, mis mulle endale väga meeldib, on näiteks see Mickey versioon või siis on ka selline versioon nagu Astronomy, kus sul on võimalik näha meie planeetide seisu teiste planeetide suhtes meie galaksis või on näha kuu seisu. Lisaks selle mulle väga meeldib ka Simple Look, mis on lihtsalt, sul on väga lihtne võimalik modifitseerida, mida sa näed oma esiekraanil ehk midagi igale maitsele. Küll aga on see suletud süsteem ja arendajatel ei ole võimalik siia uusi peale teha. Androidi puhul on samuti valikut väga palju, kuigi need esmased, mis siia peale mõeldud, need ei ole nii läbi mõeldud, need enamasti on lihtsalt nii-öelda disainiliselt, graafiliselt erinevad lahendused, aga juure tasandil mingit suurt erinevust ei ole. Küll aga on see avatud platvorm ja seal on võimalik arendajatel teha oma disaini ja funktsionaalsust luua. Nii et ma olen kindel, et Apple peab tegema tööd ja avama selle, et olla tasemel Android Weariga. Teine funktsionaalsus kindlasti on inimestega ühendumine läbi kella. Kui Android Weari puhul on see lihtsalt nii-öelda telefoni pikendus, ehk sul on võimalik siin kasutada Google Voice'it, vastata häälega e-mailidele või sõnumitele, siis Apple'i puhul on see natuke rohkem läbimõeldud ja on lisatud ka nii-öelda uus digital touch kiht sellele kommunikatsioonile. Ehk lisaks nii-öelda sõnumitele, mida ma saan siia samamoodi sisse lugeda nagu Google Voice'i kasutades Siri, ma saan ka saata puudutusi kellelegi, kui ma ekraani katsun. Ma saan neile saata isegi midagi nii personaalset kui südamerütmi või ma saan neile saata ka selliseid uusi liikuvaid emotikone, mis tegelikult tundub väike asi,
aga samal ajal loob tegelikult selle kellale täiesti uue kommunikatsiooniviisi ja näha, et siin on rohkem mõtet sisse pandud, kui lihtsalt panna arvuti käe peale. Kommunikatsiooni poolt on oluline märkida, et Apple'i kella siis on ehitatud ka kõlari mikrofon, mille abil on sul võimalik teha ka kõnesi, mida enamus Android Weari kelladega täna teha võimalik ei ole. Kolmas funktsionaalsus on tervise ja spordiga seotud funktsionaalsus, millest palju on ilmselt õpitud ka alustades sammumõõtjatest kuni ka siis veidi edasi arenemata Fitbiti käepaeladeni. Apple Watchi puhul on siia sisse ehitatud, nagu varem mainitud juba, südamesensor, mis töötab iga mingisuguse teatud aja tagant. Samal ajal kui sa lähed sportima, siis ta lihtsalt mõõdab sinu südamerütmi või pulssi märksa tihedamini. Lisaks selle on siia sisse ehitatud väike andur, et tuletada sulle meelde, et sa ei istuks liiga palju, ehk iga tunni aja tagant ta vähemalt korra tuletab, et nüüd on aeg püsti tõusta, vähemalt 30 minutit päevas ennast liigutada ehk teha kõrgema pulsiga tööd ja lisaks sellele teha ka oma päevased sammud täis. Ma arvan, et see kontseptsioon kui selline on väga hästi neil õnnestunud. Lisaks igapäevasele oma liikumise mõõtmisele on minu jaoks väga oluline ka see, kuidas oma treeningut mõõta ehk oma südamerütmi ja kõiki teisi meetrikuid aru saada, kuidas minu jõud siis paraneb või süda saab tugevamaks üle aja. Ma kasutasin alati rinnarihma mõõtmiseks pulssi, aga kuni nii kaua, kuni tuli välja Mio Alpha, mis oli alati vähemalt sama täpne kui südamerihm. Ja selle vastu ma tahangi mõõta nüüd Android Weari, nii Asus ZenWatchi kui Moto 360, mis siiamaani ei ole ennast tõestanud mulle kui väga täpse seadmena ja seega ma olen alati hoidnud oma Mio Alpha alles. Lisaks sellele Fitbit HR, millel on ka sisse ehitatud südamemonitor ja Apple Watch ehk aru saada, kas mul oleks võimalik loobuda oma Mio Alphast. Enne kui aga jooksma läheb, tahtsin neutraalsuse olmest proovida ära, kuidas erinevad pulsikellad töötavad. Mio Alpha kella kasutan kui referentsi, kuna ma tean, et see on korrektne. Apple Watch suutis panna ühe löögi täpsusega paika, Fitbit 2 löögi täpsusega. ZenWatchil peab kasutama ka teist meetodit, ehk siis 2 sõrme raamil hoidma, ei ole optiline sensor. Motorola 360 sai aga kohe pihta õigele pulsile. Ehk siis sellises tavalises olmes on nad kõik väga täpsed. Kui vaatad tagapoolt, siis näed ka, milline on erinevus sensoritel. Olen tagasi kiirelt 25-minutiselt jooksult ja esimesed muljed seoses sellega, kuidas need kellad omavahel võrdlevad. Esimene asi, distantsi mõõtmine. Mio Alpha oli seotud Runkeeper äpiga, ehk siis väga täpselt näitas 3,53 kilomeetrit. Asus ZenWatch näitas 3,5 kilomeetrit ka, väga täpne. Motorola samuti 3,5 kilomeetrit seotud sarnase äpiga. Fitbit, mis oli seotud oma Fitbit native äpiga, näitas 3,54 kilomeetrit, ka väga täpne. Ja Apple Watch, mis näitas 3,46 kilomeetrit, mis oli seotud enda äpiga läbi iPhone'i, ei ole kõige täpsem. Kõik teised olid tunduvalt täpsemad, kuigi tal peaks olema ka GPS data küljes. Teise asjana on väga oluline minu jaoks pulsi mõõtmine, kuna pulssi treenides saan ma kogu oma keha ja võimekust tõsta. Mio Alpha pulss näitas 141 lööki minutis keskmiselt terve jooksu peale, lisaks sellele ka pidev graafik, mis oli väga sarnane Fitbitiga, mis oli seotud tema oma äpiga, mis näitas 144 lööki minutis keskmiselt ja samamoodi need graafikud olid väga sarnased. Apple Watch, mis mõõdab ka samamoodi pulssi, aga mitte reaalajas ja mitte seda pidevalt, näitas 156 lööki minutis, mis on täiesti hoopis teisest dimensioonist ja ei saa võtta kui tõeliselt mõõduseadet. Asuse ZenWatch ei mõõda pulssi kogu aeg, vaid iga teatud perioodi tagant, samamoodi nagu Moto 360 iga kuskil 10-15 minuti tagant, aga sellise 25 minutilise jooksu või treeningu jooksul ei ole sellest mitte mingit kasu. Nii et ei Apple Watchi ega ka Android Weari ei saa võtta kui tõsise treeningpartnerina kui abimehena. Lisaks liikumise andrule on loomulikult siia peale ehitatud ka kõiki erinevaid teisi terviseäppe. Näiteks on Apple'il juba siin olemas ka jooga tegemise äpid või lihtsalt kodus treeningu tegemise äpid, kus sa saad vaadata, järgmine harjutus on selline, see on see, mida ma tegema pean ja nii edasi. Android Wearil neid saadaval on umbes poole vähem, kuigi nad on turul olnud tunduvalt kauem. Kokkuvõttes on Apple Watch kindlasti parem komplekt täna, kuidas nii tarkvara kui riistvara töötab koos, aga samal ajal, kui meil tulevad palju rohkem arendajaid Android Wearil ja samal ka riistvara muutub paremaks, ma olen kindel, et see võistlus jätkub.
Neljas funktsionaalsus nutikelladel on kindlasti reisimine ja reisimise all näiteks Apple Watchiga esimene asi, kui sa oled kuskil tänaval ja sa tahad leida omale mõne näiteks söögikoha või restorani, kuhu minna või leida lihtsalt teekonna, kuhu minna, siis sa saad kasutada ainult Apple'i enda kaarti, mis on nii-öelda, ei ole väga hea, aga ta on tunduvalt paremaks läinud, kuna nüüd sisaldavad seal ka nii Tripiti kui Yelpi andmeid erinevate asukohtade kohta. Lisaks sellele on siia peale juba olemas arendajate tugi Foursquare'i poolt ja Yelpi poolt ehk leida need restoranid ehk minu jaoks on enamus linna sellega kaetud. Teine funktsionaalsus on kindlasti, kui tahad taksot tellida kuskil tänaval, seisad ja tahad kiiresti taksot saada, siis vajutad lihtsalt kellal ühele nupule, näiteks Uberi äppi ma proovisin sellisena kasutada ja see töötas väga lihtsalt ja ülihästi. Ja näiteks kolmas reisimise funktsionaalsus on see, kui sa oled näiteks minemas lennujaama ja sa tahad lihtsalt oma pardakaarti selle asemel, et otsida seda telefonist eraldi välja trükkida, sa lihtsalt näitad seda oma kella peal skännerile ja ongi kõik. Mina kasutasin seda Passbooki funktsionaalsust, mis on juba telefoni pealt tuttav ka näiteks ühes Starbucksi kohvikus, kus ma saan seda kasutada maksmiseks. Ehk siis ma lihtsalt Passbookist valin Starbucksi kaardi, näitan seda seal skännerile ja ongi mul ost tehtud. Apple Pay kui kogu maksete tehnoloogia, mis kasutab NFC tehnoloogiat, ei ole kahjuks veel saadaval rahvusvahelistel turgudel väljaspool Ameerika Ühendriike, aga ma olen kindel, et ka sellest on kasu, kui see jõuab välisturgudele. Android Weari puhul näiteks reisides ei ole nii palju võimalusi, et väga palju limiteeritud ainult Google ja Google Now funktsionaalsusest. Väga vähesed reisifirmad näiteks on siia integreerinud oma pardakaardi toetuse võimaluse ja minul ei ole veel seda ühte korda õnnestunud kasutada. Google Maps samal ajal on aga vastupidi väga hea, et navigeerida tänavatel nii autoga sõites, rattaga sõites kui jalutades, et leida omale sobiv koht, aga samamoodi restoranide ja igasuguste asukohtade valikul oled sa limiteeritud Google'i enda otsingumootorist, mis teadupoolest on väga hea, aga samal ajal ei ole nii sotsiaalne kui näiteks Foursquare või Yelp. Takso tellimine samamoodi täna Android Wearil ei ole toetatud, aga ma olen kindel, et kui nad avavad ja nad suudavad kuidagi teha selle platvormi rohkem atraktiivsemaks arendajatele, siis ka selline tugi siia tuleb. Viies funktsionaalsus on selle kella tööl kasutamine ja nii e-mailide kui sõnumite tulek on üsna sarnane mõlemal kellal. Lihtsalt üks on märksa nagu selline vaiksem, kui ta katsub mind ja teine vibreerib käel, on märksa tugevam. Aplikatsioonide toe pealt näiteks märkmete tegemine või millegi kohtumise lindistamine, siis Apple'il on juba olemas arendajate poolne tugi siia näiteks Evernote'i poolt, on lisaks olemas ka Day poolt ehk siis nii-öelda märkmete tegemise aplikatsioonid. Lisaks sellele on neil olemas ka tugi OnePasswordi pealt, mis on palju kasutatud sinu paroolide manageerimise süsteem ja neil on olemas tugi ka erinevatele ajalehtele ehk näha oma kiireid uudiseid, mida on päeva jooksul vaja tarbida või näha. Android Weari puhul taaskord nagu kõik, mis siia kaasa tuleb, on enamasti seotud Android Weari enda ja Google'i tarkvaraga. Ehk siis nagu tööl kasutades ma ainult kasutasin seda märkmete tegemiseks Evernote'iga, mille tugi siin on olemas, aga paljud teised aplikatsioonid ei ole täna siin toetatud. Aga samal ajal nii e-mailide kui sõnumite jaoks on ta täpselt sama kui Apple Watch, lihtsalt et ta vibreerib sinu käe peal ehk nagu tihti see tõmbab rohkem tähelepanu laua taga, kui see võiks. Nii et taaskord nagu nii tööl kasutusel on Apple Watch taaskord parem kombo. 6. kasutusvaldkond nutikelladel on kindlasti vaba aeg. Ehk näiteks, kui sa tahad kokata, siis siin on olemas juba mitmed retsepti aplikatsioonid, mis näitavad sulle järgmist sammu, mida sa pead kokkamisel tegema või panevad käima ka taimeri millegi ahjus olemisele või keemisele. Lisaks sellele on siin olemas juba esimesed mänguarendused, kus sa saad mängida nii-öelda, et üks mängib näiteks kella peal, teine telefoni peal või sa leiad ka, mida vabal ajal teha, leida erinevaid üritusi. Android Weari peal oled sa taaskord limiteeritud Google'ist ehk enamus sellised kutsed, kui ma küsin, et mida võiks täna õhtul teha või kuhu võiks minna või näiteks ma ei tea, et kus ma leian selle retsepti, siis see kõik lõpeb otsingumootoriga ehk ma pean ikkagi telefoni välja võtma, et leida sinna lahenduse ja siin ei ole nii palju arendajaid just sellise vaba aja valdkonnast, olgugi et see platvorm ise on olnud kauem saadaval. Nagu sellest kõigest järeldada võib, siis arendajad ja just kolmanda osapoole arendajad on tõeliselt olulise väärtusega nende mõlema platvormi eduks. Apple Watch, siin on väga selge aru saada, miks nad tulid 9 kuud tagasi selle platvormiga välja ja alles 9 kuud hiljem selle seadme müüki tõid. Sellepärast lihtsalt, et anda aega arendajatel luua oma aplikatsioonid, ehk kui ma täna selle kella ostan, siis mul oleks kohe sellega ka midagi teha või mingisugust kasu sellest. Android Weari puhul tulid need kellad kohe välja ja kui tõesti aus olla, siis esimese 6 kuu jooksul siin peale Google Cardid ja Google Now midagi kasulik ei olnud, kuigi ma olen väga-väga suur Google Now fänn, see tõesti annab palju väärtust, et et mul on kohtumine tulemas, hakka nüüd minema sinna või sulle tuleb
olme on selline ilm, pane sellised riided selga, see kõik on väga hea, aga nad ei ole siia palju väljast kolmanda poole arendajaid suutnud platvormile peale tuua. Ehk ma näen, et neil mõlemal on väga-väga suur potentsiaal. Android Wear riistvaratootjad on tõeliselt ilusaid kellasid loonud, Apple Watch ise on ka väga tugev ja ma arvan, et võiks väga paljudele inimestele meeldida. Küsimus selles, kui kiiresti nad suudavad tuua need kolmanda osapoole arendajad siia platvormile, et sellest rohkem inimestel kasu oleks. Ja just sellised, mis on naturaalselt loodud selle platvormile, mis ei ole lihtsalt sinu telefoni nii-öelda käepikendus. Kokkuvõttes võib öelda, et nutikelladest on tõesti saamas masstoode, kuna need kasutusalad on juba täna nii laiad. Juba kas või pärast 3 päeva on Apple Watch saanud tõeliselt minu igapäeva osaks. Ma kasutan seda oma igapäevaselt linnast navigeerides, ma olen sellega teinud makseid, ma tellin sellega omale takso, ma kasutan seda, kui ma näiteks teen joogat või ma panen sellega taimeri, kui ma hakkan kokkama. Ma kasutan seda ka kommunikeerimisel juba sellist uut viisi, märksa personaalsemat viisi, et saata näiteks oma südamerütmi oma elukaaslasele või ma saadan talle puutetundlikkuse. Kõik need asjad lisavad väga-väga palju personaalsust ja loovad sellele nutikellal rohkem väärtust kui lihtsalt nii-öelda väikse telefon panna käe peale. Android Wearil täpselt samamoodi, ma näen, et siin on väga palju ilusat riistvara loodud ja neil on väga tugev platvorm Google'i enda poolt, küll aga tuua kolmandate osapoolete tootjaid siia peale on väga oluline. Lisaks sellele, et nutikellad on muutunud minu käitumisharjumusi, on nad ka tegelikult aidanud mul hoida rohkem oma telefonitaskus ehk rohkem olla selles hetkes. Ma ei tea, kas see nüüd hea asi või halb asi, et mul on lihtsalt üks uus seade, mis minu tähelepanu hajutab, aga siiamaani olen ma sellega väga rahul olnud. Mis aga nendel platvormidel puudu on? Apple Watchil kindlasti on esimene asi see, et see hind on küllaltki krõbe. Kõik Android Weari kellad on vähemalt kas poole odavamad või kolmandiku võrra odavamad, kui Apple Watch täna kõige odavama mudelina maksab. Ehk siis ta ei ole nii palju kättesaadav. Teine asi on see, et loomulikult avada see platvorm rohkem näiteks seesama kella nägude muutmine ka teistele kolmanda osapoole arendajatele. Muuta ka see fitness pool ehk siis nii-öelda tervise ja treeningu mõõtmise osa palju paremaks, kuna täna ta ikkagi ei asenda seda pulsikella, mis sul on kas rinna peal või siis käe peal professionaalselt selle jaoks loodud tootjate poolt. Lisaks sellele on Apple Watchin üldine kogemus tihtipeale ka üsna aeglane, just kui ta on Bluetoothi ühendus. Kui ma olen Wi-Fi ühendus kodus, siis see on väga hea, kui ma olen Bluetoothi ühendus, siis see tõesti ei ole nii kiire, kui mul näiteks telefon taskus on. Ehk see meenutab mulle väga palju nagu esimest iPhone'i, mis tuli välja oma Edge ühendusega, mida võtsid kasutusele inimesed, kes tõesti olid nagu huvitatud sellest uuest tehnoloogiast, aga ta ei olnud veel valmis nii-öelda massi minema. Ehk ma arvan, et ka Apple Watchi teine versioon kõikidel iPhone'i kasutajatele on parem ost kui täna. Aga kui sul on see raha välja käia, siis ma kindlasti soovitan, kuna ma näen, et see juba praegu on aidanud ja muutnud minu elu. Android Weari puhul, millest puudu jääb, on kindlasti esimene asi minu jaoks näiteks rihmade vahetamine. Selleks, et sellest võiks üldse saada tervise või siis ka pulsikell, ma peaksin saama seda vahetama, ma ei saa minna sama higise rihmaga näiteks omal kohtumisele, kus ta on endiselt märg, aga Apple Watchi puhul on see väga lihtsaks näiteks juba tehtud. Teiseks, Androidi puhul on loomulikult arendajate puudulikkus, mida ma näen, et on väga palju vaja rohkem, et seda kiiremini edasi viia. Lisaks sellele peab Google kindlasti väga palju rohkem suruma ka seda strateegiat, et see oleks rohkem standardiseeritud, ehk siis arendajatele oleks lihtsam nendele platvormidele luua. Täna näiteks Asus ZenWatchi puhul mul peab olema Android Weari enda aplikatsioon, mul peab olema Asus ZenWatchi enda aplikatsiooni ja siis lisaks veel kõik Asuse enda poolt loodud tooted erinevate aplikatsioonid, ehk see on väga segane experience, see ei ole justkui nagu üks pakett, mille ma ostan ja see kõik kohe töötab. Ehk siis neil mõlemal platvormil on puudused. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes nad on valmis minema masstooteks, aga võib-olla mitte veel esimese versioonina. Me ei tea, kas tarkvaraliselt on võimalik seda palju paremaks muuta või ka juba järgmiste generatsioonidega, aga ma olen kindel, et järgmine aasta on see võistlus hoopis teistsugune. Suur aitäh video vaatamast ja ma loodan, et sulle meeldis see võrdlus Android Weari ja Apple Watchi vahel. Ja kui sulle see meeldis, siis kindlasti pane oma pöial üles siin video all ja sa saad ka subscribe'ida siia kanalisse, et hoida ennast kursis uute videodega. Ja loodan sind juba näha järgmine kord. Tšau!